Vladimir Putini visiit Pekingisse näidati peamiselt kaadritena, kus Xi Jinping tervitab teda Punase väljaku peal ning Hiina lapsed lehvitavad Hiina ja Venemaa lippudega. Kuid selle tippkohtumise kulisside taga oli kaks mõõdet. Ühelt poolt allkirjastasid Vladimir Putin ja Xi Jinping deklaratsiooni ühisest tööst mitmepolaarse maailma nimel ning Xi Jinping hakkas isegi avalikult kritiseerima Donald Trumpi ja tema lähenemist riikliku julgeoleku küsimusele. Ja asi jõudis sinnamaani, et Xi Jinping teatas avalikult, et Donald Trumpi käivitatud raketitõrjeprojekt Kuldne kuppel on otsene oht Hiinale ja Venemaale. Teisest küljest keeldus Xi Jinping taas Vladimir Putinile gaasiprojekti Siberi jõud 2 elluviimisest, keeldus isegi kaubandusküsimuste arutamisest ning üldiselt ei sõlmitud ühtegi uut majanduslepingut. Küll aga teatas Venemaa uuest allahindlusest gaasile Hiina jaoks ning sellest, et venelased hakkavad nüüd rohkem Hiina kanaliha sööma. Samuti pikendab Venemaa viisanõudete režiimi hiinlastele ja palub Pekingit laenu tee ehitamiseks Iraani ja Afganistani. Üldiselt on Hiina sellest Putini ja Xi Jinpingi tippkohtumisest võitnud, aga Venemaad kasutatakse taas vaid hirmutisena lääne vastu. Kuigi mõned aspektid tekitavad siiski muret. Võtame siis kokku. Istume siin ise. See on Xi Jinpingi ja Putini kohtumine selles saates. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame selle teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like ja jätka oma kommentaar. Ja sõbrad, liituge minu Telegrami kanaliga Pitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Samuti on video kirjelduses link Pitši Newsile. See on ukrainakeelne YouTube'i kanal, nii et kui soovite vaadata minu eraldi saateid ukraina keeles, siis kindlasti minge sinna, tellige ja toetage täiesti uut ainult ukrainakeelset YouTube'i kanalit. Nii, nüüd räägime kõigest järjekorras. Kolmapäeval kohtumisele Vladimir Putiniga Pekingis nimetas Hiina liider Xi Jinping suhteid Venemaaga jõu ja rahuallikaks kaose keskel, vaid mõni päev pärast seda, kui ta võõrustas USA presidenti Donald Trumpi. Xi Jinping vihjas pingelisele rahvusvahelisele olukorrale ja tegi varjatud torke USA aadressil. Järgneb Xi Jinpingi tsitaat. Rahvusvahelist olukorda iseloomustab turbulentsi ja muutuste põimumine, samal ajal kui ühepoolne hegemoonia ja suletud voolud levivad takistamatult. Nendes tingimustes peaksid Hiina ja Venemaa tugevdama kõike hõlmavat strateegilist koordineerimist. Ja tuleb tunnistada, et Vladimir Putinit võttis Xi Jinping siiski soojemat vastu kui Donald Trumpi. Lõpuks allkirjastasid Putin ja Xi Jinping ühisdeklaratsiooni mitmepolaarse maailma kohta. Ja see on oluline hetk, millel ma peatun pikemalt. Toon kohe näitliku tsitaadi sellest deklaratsioonist. Negatiivsed neokoloniaalsed tendentsid nagu ühepoolsed jõumeetodid, hegemonism ja plokiline vastasseis koguvad hoogu. Rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete põhilisi üldtunnustatud norme rikutakse regulaarselt. Globaalsed institutsioonid kaotavad tõhusust ning on oht naasta džungliseaduse juurde. Rahvusvahelise maastiku ja jõudude vahekorra muutused maailmas kiirenevad. Mitme riigi katsed maailma üksi juhtida on läbi kukkunud. Riigi olemus on mõistnud, et on alanud uus ajajärk rahvusvahelistes suhetes. Need on sõnad selle kohta, et Hiina ja Venemaa püüavad kujundada uut maailmakorda, kus USA ei ole enam juhtival positsioonil. Deklaratsiooni kohaselt on Venemaa ja Hiina kohustunud järgima 4 põhialuspõhimõtet ning kutsuvad rahvusvahelist kogukonda seda tegema. Esimene. Maailma avatust kaasavale ja vastastikku kasulikule koostööle. Teine. Võrdne ja jagamatu julgeolek. See tähendab, et ühe riigi julgeolekut ei saa tagada teise riigi julgeoleku arvelt. Ja siin Xi Jinping räägib endale vastu. Sest tuletan meelde, Venemaa ründas Ukrainat väidetavalt omaenda julgeoleku tagamiseks. Ja Xi Jinping saab sellest suurepäraselt aru, kuid vassib. Kolmandaks. Rahvusvaheliste suhete demokratiseerimine ja globaalse valitsemise süsteemi täiustamine. Demokratiseerimine? Nii Venemaa kui ka Hiina. Nad on üldse eri pooltel. Ja 4. Maailma tsiviliseerimine, demokratiseeritud ja väärtuste mitmekesisus. Deklaratsioonis mõistetakse hukka plokiline vastasseis ja sõjaliste liitude laiendamine ning avaldatakse vastuseisu inimõiguste kasutamisel ettekäändena sekkumiseks teiste riikide siseasjadesse. Ja taas tulistab Kreml endale jalga.
Sest Venemaa õigustab oma sõda Ukraina vastu väidetavat venekeelsete kaitsmisega Ukrainas, mis on vastuolus selle deklaratsiooni punktiga. Sellegipoolest näitas see tippkohtumine taas, et Xi Jinping näeb Venemaad kui taranit lääne vastu. Üks asi on deklaratsioonidel alla kirjutada, hoopis teine asi on sõdida. Ja nüüd kasutab Hiina lihtsalt venelasi selle sama deklaratsiooni elluviimise katseks, jättes samal ajal oma käed puhtaks. Asi läks nii kaugele, et USA domineerimise ühiselt kritiseerides mõistsid Xi Jinping ja Putin hukka Trumpi plaani luua 1 miljardiline raketitõrjesüsteem Kuldne kuppel. Järgneb tsitaat Kremli järgi. Osapooled leiavad, et Ameerika projekt Kuldne kuppel kujutab endast inimesed ohtu strateegilisele stabiilsusele. Need plaanid on täielikus vastuolus strateegilise stabiilsuse säilitamise põhialusega, mis nõuab strateegiliste ründe- ja kaitserelvade lahutamatut seost. Seejärel näitas Hiina, kuidas ta tegelikult Venemaasse suhtub. Kremlile on peamine unistus, gaasijuhtme Siberi jõud 2 käivitamine. No et kuidagi meele järel olla. Hiina jaoks paneb Venemaa valitsus eelarvesse gaasi hinna edasise langetamise Hiinal, sest nad on juba üle 10 aasta üritanud seda gaasijuhet käivitada, aga ikka ei õnnestu. Putin alandas gaasi hinda hiinlastele peaaegu $224 1000 kuupmeetri eest. See on, märgin, madalaim hind alates 2021 aastast. Võrreldes käesoleva aastaga langeb hind 14 võrra ja on 34% madalam kui see, mida maksavad teised Gazpromi kliendid kaugemal välismaal. Ja selle allahindluse pani Putin sisse mitte niisama. Nii tahtis ta justkui Xi Jinpingi ära meelitada, et viimane lõpuks nõustus gaasiprojekti ehitamise ja käivitamisega. Kuid Vladimir Putini 5. visiit Hiinasse alates sõja algusest ja 25 tema presidendi aja jooksul ei toonud Venemaale taas kauaoodatud kokkuleppeid gaasitoru Siberi jõud 2 ehitamiseks. Arutlusel oleva projekti kohaselt, mida on arutatud juba üle 10 aasta, alates 2015. aastast, on ette nähtud gaasitarnete kasv Hiinasse kuni 100 miljardi kuupmeetrini aastas. Jäänud on veel kooskõlastamata nüansid. Sellest teatas presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov pärast diktaatori ja Hiina rahvavabariigi esimehe Xi Jinpingi läbirääkimisi. Pekingi võttis Putin kaasa arvuka delegatsiooni, kuhu kuulus 5 asepeaministrit, 8 ministrit ja suurimate korporatsioonide, sealhulgas Gazpromi ja Rosnefti juhid. Ja nüüd visiidi käigus räägib ta Venemaa-Hiina koostöö piiramatutest väljavaadetest ning lubas katkestusteta eksportida Hiinasse naftat, kivisütt ja gaasi. Läbirääkimiste tulemusena allkirjastasid Moskva ja Peking koguni 40 dokumenti. Kuid ärge laske end sellest numbrist eksitada, ma toon hiljem näiteid nende 40 dokumendi kohta. Aga mis on huvitav, mitte üheski neist dokumentidest ei mainita ei gaasijuhet Siberi jõud 2 ega koostööd nafta ja gaasi valdkonnas. Uue gaasitoru, mida Euroopa turu kaotanud Gazprom hädasti vajab, peamiseks komistuskiviks on endiselt gaasi hind. Kuigi Putin on juba hinda hiinlaste jaoks alandanud, nõuab Peking veelgi suuremat hinnalangust, peaaegu Venemaa sisestele tasemetele. Tuletan meelde, et Venemaa subsideerib siseturu hindu. See on umbes $50 1000 kuupmeetri kohta. Ja et ulatuses paremini aru saada, lisan lihtsalt veel ühe numbri. Enne Venemaa täiemahulist sõda Ukraina vastu müüs Venemaa gaasi Euroopasse 12 korda kallimalt. Aga muidugi on Putinil pärast seda tippkohtumist ka saavutusi. Näiteks hakkavad venelased nüüd tarbima Hiina kanaliha. Ühes 40 allkirjastatud dokumendist on näiteks jutu sellest, et Venemaa plaanib suurendada loomsete ja taimsete toodete sisseostmist Hiinast. Eelkõige odavaid kanarindu Hiinast, kus seda kanaliha osa lihtsalt ei hinnata toidulaual. Seda peetakse teisejärguliseks. Seetõttu on hiinlased valmis seda jääki massiliselt Venemaale müüma. Ühes teises 40 eest dokumendist räägitakse sellest, et Venemaa pikendab Hiina eeskujul viisavaba režiimi hiinlastele kuni 2027 aastani. Ehk siis, et te mõistaksite, et neid dokumente on 40, aga osa neist ongi sellised. Ja veel üks dokument, siin ongi Putini ja Xi Jinpingi kohtumise apogee. Venemaa valitsuse aseesimehe Marat Husnullini sõnul hanub Venemaa ja palub Xi Jinpingilt raha Kaspia mereäärse maantee ehitamiseks kuni Iraanini ja edasi Lõuna-Aasia riikidesse, sest ülejäänud maailm on venelastele, tuletan meelde, pärast sõda Ukraina vastu suletud. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki.
Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate selle teha rahaliselt, kasutades mis tahes annetust all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Tuletan ka meelde, et tellige minu ukrainakeelne YouTube'i kanal, mille link on samuti selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!